Tere, kosmilise neljapäeva kuulajad, vaatajad ja valgusolemuse kanali jälgijad. Täna võtan teemaks mitte nii väga maavälise suuna, natukene ikka mitte päris maa enda dimensioon, praegune dimensioon, kus me elame. Selline nagu vahepealne. Kavatsen täna rääkida Lemuuriast ja Atlantisest. Lemuuria on minu jaoks väga-väga tugev kodusagedus. Ma olen ja minu tunnetuse järgi väga paljud eestlased on Lemuurias elanud. Ja mul on teadmisi või siis mälestusi vähemalt 3 erinevast kehastusest, kui ma olen olnud Lemuurias. Et ma arvan, et mul on seal väga pikk ajalugu. Ja ma arvan, et väga paljudel neist ka, kes üldse tähehingede temaatikaga ühendust tunnevad ja kes otsivad oma päritolu, siis kindlasti seal on ühendus kas ka Lemuuriaga või Atlantisega või mõlemaga. Et väga paljud meist on nende tasanditega tuttavad, seal elanud, seal kehastunud. Ma ei mäleta, kas me eelmise nädala videos seda teemat puudutasin. Kui puudutasin, siis ma praegu kordan, kui ei puudutanud, siis ma räägin. Et keegi küsis mu käest, et ta tunneb ühendust või tähendab, tunneb mingit äratundmist ühe konstellatsiooniga, ühe planeediga, samal ajal ka nagu teisega, et kas on see võimalik, et ta tunneb ühendust nii Pleiadialaste kui Siirustega, ma ei mäleta, mida ta mulle välja tõi. Jah, meie kosmiline ajalugu on nii pikk. Meil ei ole ühtset seda liini, et see nüüd ongi sinu kodusagedus ja nüüd sa sealt oledki. Vaid meil on neid väga palju, kust me tulnud oleme ja kus me elanud oleme. Vist rääkisin sellest. Ühesõnaga, et see, et sa tunned ühendust väga mitme erineva tasandiga, planeediga, konstellatsiooniga, see on okei. Sul ongi võib-olla väga pikk ajalugu. Ühesõnaga, aga Lemuuria. Lemuuria on esimene eelmise elu mälestus, mis minul tekkis, mis mul teadaolevalt tekkis. Ja kust kõik sai minu kosmiline teekond alguse, et see mälestus avas minu jaoks väga palju. Ma isegi ei mäleta, kas ma andsin oma meditatsioonile taotluse, kas sellel oligi kindel eesmärk või ma poolkogemata sattusin sinna. Aga üks hetk olin ma oma meditatsioonis siis sügaval, ma isegi ütleks ookeanis ujumas. Ma ei olnud seal loom, ma olin inimsarnane kehastus, ma ütleks väga inimsarnane. Ma ujusin seal, mul ei olnud vaja tulla pinnale hingama. Ma olin kogu selle veeelustikuga väga sõber, väga tuttav oli minu jaoks kõik. Seal oli isegi mingisugune teatud telepaatiline ühendus, see oli minu jaoks nii loomulik seal olla. Ja mingi hetk ma siis ujusin kalda poole, pistsin pea veest välja ja avastasin, et öö on kätte jõudnud. Ja minu sees oli see mõte, et pagan. Ma olen jälle liiga kaua ära olnud, ma jälle astusin emakeelust üle, sest ma teadsin selles hetkes, et ema keelas mul sinna sügavustesse minna. Aga mina käisin seal kogu aeg. Ja mul on ka mälestus meeles, kui see vaatepilt, kui ma pea pistsin veest välja, et ma nägin templit, mis nägi välja nagu, kui ma ütlen sulle Vana-Kreeka templit, mis on sellised kolmnurksete otstega ja hästi palju sambaid. Seal oli täpselt selline tempel, aga ta ei olnud selline tuhm, hallikas, valge, vaid ta oli kuldne lillakas. Ja hästi suur ja väga palju loodusmaastikku, mäed, puud, hästi palju taimi, hästi palju loodust nägin ja siis oli see tempel seal.
ja siis ma jooksin veest ruttu välja Padavai kodu poole, sest ma teadsin, et ma saan nüüd ema käest riielda, et ma olin jälle nii kaua ära ja ta saab teada, et ma läksin sinna sügavustesse, kus ta ei lubanud mul minna. Ja selline mälestus mul oli ja ma teadsin, et see on Lemuria, see ei olnud minu jaoks üldse mitte mingisugust küsimustki, et kus kohas see tuli, ma teadsin, et see on Lemuria. Minu hinge sees oli kohe see sügav teadmine olemas, et see on Lemuria. Ja siis ma ei olnud väga tuttav selliste mälestuste ega ka meditatiivsete rännakutega ja ma mõtlesingi, et kas see oli minu kogemus, kas ma nägin midagi muud, kas ma mõtlesin selle välja. Aga hiljem ma sain ikkagi aru, et see oli minu kogemus, mida ma uuesti läbi elasin, sest muidu mul ei oleks nii lihtsasti seda mälestust tekkinud. Lihtsad mälestused tekivad ikka iseenda kogemusest, et me ei koge ju teiste kogemusi niimoodi mälestustena. Ja see viiski mind radadele, kus ma hakkasin avastama iseenda päritolu ja jõudsin sinna kosmosesse välja. Lemuriast sai vahepeal minu täielik kinnisidee, ütleme niimoodi, et ma olin täiesti ahvi vaimustuses sellest. Ma tahtsin selle kohta tohutult lugeda, ma tahtsin teada saada, sest ma paningi justkui nagu oma päritolu sildi sinna. Ja sellest tekkiski see niisugune kinnisideeline huvi Lemuria vastu. Minu kaelas ripub ka üks kristallikene, see on Lemuria seemnekristall, mida ma tihtipeale kannan. Lemuria kvarts või siis Lemuria seemnekristall. Ja väidetavalt siis Lemuria preestrinnad puistasid neid kristallitükke üle maa laiali, sest oldi tegelikult juba mõnda aega teadlikud, et Lemuria hukkub. Ja selle tõttu neid kristallikesi ka laiali pilluti erinevad siia maapõue, sest Lemuria seemnekristall kannab iidset teadmist Lemuriast, nende viisidest, nende teadmistest, nende väärtusest, mida tänasel päeval me taaselustame, et luua kuldajastut. Ja sellest olid tegelikult Lemuria preestrinnad teadlikud, et niimoodi läheb. Ja selleks ka neid kristalle siis laiali puistati. Minu teine mälestus Lemuriast, samamoodi meditatiivselt viisin ennast Lemuriasse. Kuskil ma seda jagasin, täheinimeste grupis vist mul seal Telegramis. Ma arvasin, et ma olen sattunud valesse kohta. Et ma kogemata viisin ennast kuskile mujale, kus ma ei peaks olema. Sellepärast, et kui ma läksin sinna Lemuriasse, ma nägin taevast draakoneid lendamas. Ja ma ütlesin, ei, see ei ole koht, kus ma pean olema. Ma sattusin seal inimestega kokku, ma olin enda praeguse kehastuse energiakehaga seal. Nad teadsid, kes ma olen, nad tervitasid mind, nad võtsid mu vastu, oma hütti kutsusid mind, nimetasid mind nimepidi, nii tore, et sa tulid meid vaatama, meil ma ammu oodanud, nii tore, et sa siin oled. Ja siis ma nägin neid draakoneid ja mõtlesin, ei, ma olen vales kohas, ma ei tule teiega mitte kuskile, mul tekkis kohe see umbusk, midagi valesti. Midagi valesti, ma olen vales kohas. See mõistuse tasand kohe hakkas vahele pressima, et Lemurias ei ole draakonid, tule tagasi kehasse. Ja ma tõin ennast kohe kehasse tagasi, kuigi mind seal üritati rahustada, et kõik on korras. Mairi, sa ei pea mitte kuskile minema, Lemurias ongi draakonid, aga ma ütlesin, ma ei ole kogenud seda, mul ei ole teadmist. Ja siis ma võtsin kohe muidugi Google'i lahti ja selline naine nagu Diana Cooper jagab väga palju Lemuriast, Atlantisest, kuldkoodidest, ükssarvikutest, merineitsidest, et ta on väga ühenduses selle maailmaga ja ma loen sealt ja ta kirjutab, et Lemurias elasid draakonid. Ja ma mõtlen, ei ole võimalik. Et ma nägin ja kogesin seal draakoneid ja tema räägib ka nendest ja minus muidugi oli see meeletasandi see üllatus, et ma ei teadnud, et seal on draakonid.
ja ma viisin ennast energiakehaga sinna ja ma nägin seal draakoneid. Et need olid need nagu minu esimesed, ma ei tea, kas siis kaugvaatluse kogemused või meditatiivse rännaku kogemused, et ma saan oma kogemust usaldada, sest teised on ka kogenud niimoodi. Ja see oli minu jaoks nagu selline eduelamus. Ma täna hommikul viisin ka ennast Lemuriasse ja ma küsisin nende draakonite kohta, et kes nad on ja miks nad on. Siis jällegi tuli selline vastus, mida minul mentaali tasandil on raske nagu tõlgendada või läbi analüüsida. Aga seal hetkes ma sain väga hästi aru, et need draakonid on meie hinged. Nad on meie. Ja siis muidugi meeletasandi küsimus oli, et kuidas see hing saab siis nagu väljas olla. Kas siis sees ei olegi hinge või mis asi see siis on ju. Igatahes nad näitasid, et kuidagi nende draakonite vahel igal indiviidil on justkui nagu oma draakon, kellega on ühendus, kellega on hingeühendus. Ja need draakonid ei olnud sellised nagu füüsilises kujus kõik. Nad olid kas väga eeterlikud või energiakujul, kes hoidsid ühendust siis kõrgemate tasanditega ja hingetasandiga. Et see indiviid ja kõrgem tasand on omavahel läbi draakoni energia ühendatud. Ja need draakonid on nemad ise samal ajal. Et see võib-olla võtab natukene mõtlemist, eriti kui läbi mentaali tasandi hakata seda enda jaoks selgitama. Aga ma tunnen, et ma nagu hingetasandil saan sellest aru. Lemurlased ei elanud 3. dimensioonis. Ma olen lugenud raamatuid, ma võtsin raamatud välja ka, ma kohe tutvustan sulle. Keegi, ma ei tea, kas nendes raamatutes või kuskil ma olen lugenud, et nad elasid ka 3. dimensioonis. Mina ei ütleks seda, mina ütleks, et 5.–6. dimensioon. 5. dimensioonis lemurlased olid väga inimese sarnased. Ka väga sellised nagu plejaadialaste ja veenuslaste humanoidid välja näevad, et sellised heleda nahaga, heledad juuksed, pikad sihvakad. Aga mina nägin seal ka tegelikult tõmmusid lemurlasid. Mustad sellised pikad, isegi võib-olla rastapatsides juuksed, hõimu mingisugused ehted, sümbolid kehal, siukesed lühemad kasvu kui need heledad lemurlased, aga ikkagi samas dimensioonis. Ja siis mul on siin üks raamat, mis räägib naislemuurlastest ja tal on ka siin üks tõmmu lemuurlane peale joonistatud. Et väga huvitav. Ja tema räägib ka, et lemuurlased tegelikult olid tõmmud ja ei olnud üldse nii pikka kasvu, kui me arvame. Ma arvan, et seal neid erinevaid rasse lihtsalt oli mitmeid. Ja 3. lemuurlased, keda mina olen näinud, on sellised pikad, peened, sinised, sinakas lillad, sellised sügav meresinine, sügav mereroheline ja selline sügavam lilla on nende nahatoon. Nad meenutavad oma välimused mulle natukene ka neid 7-dimensionaalseid plejaadialasi, kes on ka tulnuka moodi, eks ole, suured siuksed piklikud silmad, pikad ja peened, nahavärv on siukene mitte inimese moodi, eks ole. Ja neil on ka sellised hõimuehted, hõimukujundid ja ka mingisugused valguskoodid nende kehade peal. Et nüüd minust tekkis küsimus, kas need tasandid omavahel kohtusid, siis selle peale tuli väga tugev ja, et nad olid kõik omavahel nagu ühenduses üksteisest teadlikud. Ja lemurlased elasid hõimudes, kogukondades.
nii nagu enamus täherassid tegelikult ei ela isoleerituna mitte keegi, nii nagu inimene eelistab isoleeritust. Nemad elasid kommuunides. See on väga, väga kole sõna, miks ma niimoodi ütlesin. Community, kogukond, ühtsus. Lapsi kasvatati koos. Kui lapsed sündisid, siis ei olnud ainult, et ema ja isa kasvatavad, vaid kasvatas terve kogukond. Nad olid nagu kogukonna lapsed. Kõik oli kõigi oma. Kõike jagati, kõik oli hästi ühenduses. Ei olnud sellist, see mina tasand ei olnud üldse nii tugev, seal oli, kõik oli meie, kõik on ühtne. Kõik on hästi-hästi connected nagu ühenduses oma vahel. Väga tugev telepaatia jällegi nende vahel. Ja kui plejaadialased ja veenuslased näitasid telepaatia käib südame tasandil, siis nemad näitasid, et nende telepaatia käib juure tasandil. Jällegi suur küsimärk minu jaoks, et mismoodi juure tasandil, siis nad ütlesid, et samamoodi nagu puud on omavahel ühenduses, on lemuurlased omavahel ühenduses ja telepaatiliselt suhtlevad, et see energia, mis läbi juurte ja läbi maa levib, sest lemuurlased olid väga ühenduses maaemaga, maaenergiaga, kõik käis neil rangelt läbi maa rütmide. Maaema ehk Gaia oli nende jaoks A ja O. Mitte midagi ei tehtud loodusrütmidele vastuolus. Mitte midagi. Kõik käis vastavalt nii, nagu loodus oli määranud. Ja sellepärast neil ka see juureühendus nii tugev oli ja selle tõttu ka nad läbi juurte üksteisega telepaatiliselt ühenduses olid. Mis veel? Lemurlased väga intuitiivsed. Nende ühiskonnas või nende ajastul ei eksisteerinud väga selline analüütiline pool, struktureeritud pool. Nende ühiskonnas ei eksisteerinud. Nad olid väga naisenergia keskne ühiskond, ehk siis väga intuitiivne, väga voolav. Kõik oli selline matriarhaalne. Tehnoloogiat otseselt ei olnud, oligi kõik see, mis tuli inimesest endast. Tervendus, väga head tervendajad, väga head, ütleme nii, et nad, see helide teema käib kõikidest dimensionaalsetest tasanditest läbi, et see väga et tervendust viidi läbi ka helidega ja mitte ainult need helidega, mida nad ise tekitasid, vaid neil oli ka vahendid, millega nad tekitasid helisid. Ma küll täpselt ei tea, millised, aga nad ütlesid, et meil on ka vahendid helide tekitamiseks, millega nad loovad justkui nagu sellist sageduslikku võrgustikku, mis on tervendav. Lemuurias olid delfiinid, vaalad, mereelu, meretemaatika väga kesksel kohal ja kui sa tunned ühendust delfiinide ja vaaladega, siis Siirusest olen rääkinud, eks ole, see on sealt, kust nad tulevad. Mintaka, millest ma veel ei ole rääkinud, mul on kahjuks selle kohta väga vähe informatsiooni, aga kunagi ma võib-olla põgusalt puudutan. Aga Lemuuria, Atlantis, delfiinid ja vaalad, veetemaatika, mereelu, kõik selline väga kesksel kohal. Merineitsid. Ja Lemuurias elasid need merineitsid, keda me Lemuurias näinud olen. Ma ei ütleks, et nad on need klassikaliselt ilusad merineitsid, mida sa võib-olla multikates oled näinud. Nad ongi sellised väga voolujoonelised, ilma juusteta. Natukene nagu sireenid, aga ei näe nii jubedad välja. Nad näevad sõbralikud välja. Kalasaba inimese keha, aga mitte nagu
siinne inimene, vaid pigem nagu see 6. dimensionaalne lemuurlane, mis ma teile kirjeldasin, kelle nahk ja keha on selline mereroheline, meresinine, sügav lilla, piklikud silmad, juukseid pigem ei ole ja erinevad ehted ja sümbolid ja koodid on nende peale kirjutatud. Et lemuuria merineitsid näevad üsna sarnased välja nendele lemuuria 6. dimensionaalsetele olenditele. Ja selline harmoonia tunne, nii sügav harmoonia tunne, kõik on omavahel ühenduses. Kõige vahel on nagu telepaatia, kõige vahel eksisteerib teadvus ja energia. Ei ole seda, et mina olen mina ja sina oled sina, vaid me oleme meie, me kohe automaatselt nagu mõistame üksteist. Kohe saan aru, kus sina seisad, eks ole, kes sa oled ja miks sa oled. Et see nii sügav intuitiivsus ja ühendus minu jaoks, see on nagu fantastiline, mis ma seal kogen. Aga paraku lemuuria ka hukkus. Ühtede legendide kohaselt siis looduskatastroofid, teise legendi kohaselt sõda Atlantisega. Mina arvan, et seal oli natukene nii ühte kui teist, sest lemuuria hakkas minema tasakaalust välja selle tõttu, et ta läks liialt sinna naisenergia poolele. Et see meesenergia struktuur ja juhtimine ja kuidas ma ütlen, kuidagi nagu paigutus muutus täiesti ebaoluliseks ja see kaalukaus lihtsalt kaldus liiga sinna ühte äärmusesse ja tekkis tasakaalutus, energeetiline tasakaalutus, mis viiski kõik kaosesse. Muidugi seal on ka seda, et peale nagu seda tippaega hakkasid tulema sisse ka erinevad mõjutused, negatiivsed mõjutused Atlantisest. Ma näen seal ka Anunnakide energiat, kes tulid lemuuria naisi röövima, sest neil oli vaja toota uut rassi ja neil oli selleks vaja lemuuria naisi ja korralik laastamistöö seal ka Anunnakide poolt käis. Üks veider kogemus veel lemuuriaga seoses, mida on minul endal ka läbi mõistuse tasandi raske mõista, on see, et kui ma rääkisin enda kehastustest, keda ma mäletan ennast olevat lemuurias, siis ma olin vesi. See kõlab natukene võib-olla veidralt, aga kui sa siin meie tasandil vaatad, et lihtsalt mingisugune märg ollus, eks ole. Aga kui ma mõtlen seda, et ma olin seal vesi, ma olin veeelement, siis mul justkui nagu oli keha, aga see ei olnud tahke keha. Ma olin mul oli teadvus, ma tegutsesin, mul olid seal omad ülesanded, ma olin nagu veeperest rinna, aga ma olin ise vesi. Aga mitte tahkes kehastuses, aga mul oli vorm ja teadvus. Ja ma suhtlesin ja tegutsesin ja juhendasin ja jagasin siis ka teadmisi oma inimestele. Et selline huvitav mälestus nagu või teadmine. Ja mingi hetk ma sattusin YouTube'is ühte naist vaatama, kes kanaldas veeprist rinnat ja ta rääkis ka niimoodi, nagu mina neid veeprest rinnasid või elemendi preest rinnasid olen kogenud, et ta samamoodi kirjeldas seda veeprest rinnat nagu mina praegu, et nagu on keha, aga ei olnud keha. Tal on teadvus, tal on teadmised ja tal on vorm, aga ta ei ole tahke. Et selline huvitav
jälle see koht, kus minu mõistuse tasand tahab nagu paremini aru saada ja kuidagi loogikat siia tuua, aga need on need teemad, kus me ei saa asju selgeks mõelda, see kõik käib läbi tunnetuse ja läbi energia, on ju. Et Lemuria tegelikult omal ajal, siis kui see eksisteeris, ta eksisteeris väga pikka aega. Ta ei olnud lühikest aega. Ja Lemuriasse kehastusid hinged nii Lüüralt kui ka Pleiadiast ja viimase minu tunnetuse järgi isegi Veenuselt. Et seal võis muidugi ka neid veel olla, praegu tuleb selline vastus, et ka Andromeedalasi oli, kes kehastusid siia Lemuriasse, siia tasandile, siia planeedile Maa, et tuua ka täheseeme siia ja täheteadvus ka siia. Et siia oligi vaja tuua mingisugune seeme, täheteadvuse seeme ja läbi Lemuria sai see sündida. Sest nagu ma ütlesin, et lemuurlased teadsid, et nad hukkuvad. Nad nägid seda hukkumist ette. Ja oma tähehingede grupi kanalduses ma jagasin seda ka, et kui Lemuria oli väga tugev naisenergia, siis Atlantis oli väga tugev meesenergia. 2 duaalsuse erinevat otsa. Selleks, et saaks nüüd sündida ühtsusteadvus, on meil vaja seda kogemust oma hingemälus, kus me oleme kogenud ühte äärmust, me oleme kogenud teist äärmust ja nüüd on vaja need äärmused tuua kokku, eks ole. Ja seetõttu ka need mõlemad tsivilisatsioonid hukkusid, et nendest 2 sünnitada kooslus. Koos teiste täheseemnete algmetega, mis on meile nagu koodidena kaasa antud, erinevad kosmiliste rasside poolt, kõik need teadmised ja oskused, mis meis on endis olemas, aga lihtsalt me ei ole neid avanud. Et see justkui nagu osaliselt oli ettemääratus. Need raamatud, mis mul on, üks on eestikeelne. Uue Lemuria ilmutused esimene osa. See üks naine on kirjutanud oma kanaldustest, kus ta küsib siis küsimusi lemuurlaselt, kelle nimi on Adama, kes siis jagab talle õpetusi Lemuria kohta. Teine osa on ka sellel olemas, ma ei ole lugenud. See on küll üsna vana raamat, aga ma arvan, et kui sa seda loed, siis see midagi sinus äratab ikka. Siis kui Lemuria hukkus, siis osad lemuriased põgenesid nii-öelda sisemaale, maa alla, Shasta mäe sisse, mis asub Californias. See oli mõni periood väga tihedalt asustatud lemuriaste poolt, aga mina enam ei näe seal nii tihedat asustatust. Ma olen seal 2 või 3 korda käinud kaugvaatlemas. Ma ei näe seal, ma ei taju seal seda nii tugevat lemuriaste energiat enam, et nad seal oleksid. Nad on läinud veel sügavamale maapõue, aga nad on kogu aeg olnud teadlikud sellest, et kui uus kuldajastu tuleb ja nad on kogu aeg aidanud kaasa meie tõusule, meie mälestuste aktiveerimisele ja sellele, et see uus kuldajastu saaks ankurdatud. Et need on need lemuurlased, kes otsustasid siis jääda siia, et planeet Maad assisteerida, kollektiivi assisteerida ja aidata. Ja oli siis teine osa lemuurlased, kes läksid tagasi oma täheperede juurde, sest osad jäid siia oma karmavõla taastamiseks nii-öelda, et jäid assisteerima selleks, et taastada oma karmavõlga ja see ära lahustada. Ja kellel siis nii tugevat karmavõlga ei olnud, need läksid tagasi hingepere juurde. Muidugi jäid ka need, kellel oli väga tugev missioonitunne. Ja ma olen uurinud ja vaadanud, kas need lemuurlased elavad Agarthas. Ma ei näe jällegi, et neid seal massiliselt asustatud oleks, et lemuurlastel ikkagi on oma piirkond,
kuskil sisemaal, kus nad eksisteerivad ja ootavad, millal maa sagedus on tõusnud piisavalt kõrgele, et nad saaks tulla maa peale tagasi. Vot nii, ja siis mul on 2 ingliskeelset raamatut, mis räägivad ka sellisest Lemuuria elust ja olust, The Lemurian Way, ja teine oli siis Naised Lemuurias. See raamat mind väga ei kõneta, ma ütlen ausalt. Need tekstid siin mulle väga nagu nii sügavalt ei resoneerunud. Kindlasti on nendest teadmisi, mis resoneeruvad, aga on jällegi mingid asjad, mis mulle nagu eriti ei resoneeru. Siin olid ka mingid asjad, mis ma mõtlesin, et nagu ei tunne, et seal oleks nii olnud. Aga kuna igal kanaldajal on oma informatsioon, oma informaator, Lemuuria oli väga suur ja lai, seal oli vähemalt 3 erinevat rassi, eks ole, siis pole ka ime, et mul ei resoneeru, sest võib-olla lihtsalt mul on mingi teine koht. Ja kes on veel rääkinud Lemuuriast ja Atlantisest ka, on Dolores Cannon. Tal on väga mitu erinevat raamatut ja üks raamatute sari, 5-osaline raamatute sari on Convoluted Universe. Ja esimeses või teises osas ta räägib ka Lemuuriast ja Atlantisest. Ja läbi Dolores Cannoni ma sain aru, miks mul on täielik vastumeelsus Atlantise vastu. Miks mul on alateadlik vastumeelsus Atlantise vastu. Dolores Cannon oli naine, kes tegeles hüpnoteraapiaga, tema ise ei ole kanaldaja. Aga ta hakkas kogema seda, et läbi hüpnoosi inimesed satuvad eelmistesse eludesse, teistesse dimensioonidesse ja toovad sealt läbi samasugust infot. Ja ta hakkaski siis läbi hüpnoosi informatsiooni koguma. Ja sealt tuligi välja see minu alateadlik, see vastumeelsus Atlantise vastu. Atlantis oma olemuselt, nagu ma ütlesin, oli pigem nagu meesenergia, sest Atlantises hakkas tekkima, ütleme niimoodi, et nagu rohkem selline linnastunum elu, rohkem oli struktuuri, tekkis tehnoloogia, tekkisid sellised, ma ei saa öelda, kas hierarhilised tasandid, aga selline nagu võimupositsioonid võib-olla. Tekkis selline tugevam duaalsus, kes on mees, kes on naine. Et Lemuurias ma ütleks, et need olendid ja need, kes seal elasid, olid välimuselt üsnagi androküünsed tegelikult. Mingis tasandis. Aga Atlantises tekkis see eristus nagu kuidagi sügavamalt ja rohkem. Tekkisid erinevad tehnoloogiad, nagu ma ütlesin, rohkem ehitisi, rohkem selliseid linnu, ei oldud väga looduse keskse eluga. Aga ometi telepaatia ja tervenduslikud sagedused ja helide tekitamine tervenduse eesmärgil ja samuti see kontakt delfiinide ja vaaladega, koostöö delfiinide ja vaaladega hästi olulisel kohal. Kui ma vaatan Atlantise kuldajastut, siis ma näengi kuldset energiat, valge kuldne energia, et see nende ajastu, kuldajastu oli tõesti külluslik ja sel hetkel valitseski neil tehnoloogia ja looduse tasakaal, mis ongi kuldajastu eesmärk, mida me siin tänapäeval loome, et kui me nüüd mõtleme, väga paljud seostavad AI-le negatiivsust. Ma ise olen ka veel skeptiline, aga see on minu isiklik hinnang, eks ole, aga ma saan aru, et kuldajastu sünnib looduse ja tehnoloogia tasakaalust, mitte sellest, et me lähme nüüd loodusesse tagasi ja unustame tehnoloogia ära. Ei, see on tasakaal kahe vahel. Ja selline tasakaal seal Atlantise kuldajastu perioodil tekkis ja oldi ka väga ühenduses Lemuuriaga.
osad räägivad, et Lemuria oli enne ära ja siis tekkis Atlantis. Minu tunnetuse kohaselt nad eksisteerisid paralleelselt mingi periood. Aga siis, ühesõnaga Atlantises elasid ka väga inimeste moodi olendid. Seal ei olnud enam nii väga sellist, oli küll, ma nägin seal plejaadialasi ringi jalutamas, kes nägidki välja nagu tulnuka plejaadialased, kes elasid Atlantises, kes olid tulnud sinna tooma teadmisi ja õpetusi Plejaadiast, kuidas ehitada templeid, kuidas ehitada valgustempleid, kuidas kosmiline tehnoloogia käib, kuidas käib heliline tervendus, kuidas käib telepaatia. Atlantises kujuneski telepaatia juba läbi südame, mitte enam ainult läbi juurte, eks ole. Plejaadialased õpetasid neile, see põhirõhk on tehnoloogial, see kosmiline tehnoloogia. Mitte masinad, on ju, vaid kuidas midagi energeetiliselt toimima panna, kuidas leviteerida, kuidas telepaatia toimib. Ja kõik muu, kuidas käib energiakehaga rändamine. Niimoodi, et sa oled üks hetk siin ja järgmine hetk oled seal, et sul ei ole vaja transpordivahendit, et sa suudad ennast ühest kohast teise viia sõrmenipsuga. Seda õpetasid ka plejaadialased atlantislastele. Ja mingi periood lemuurlased ja atlantislased jagasid tegelikult omavahel neid teadmisi, aga lemuurlased ei suutnud võtta tehnoloogiat omaks, atlantislased ei suutnud võtta seda looduslähedust omaks. Ja võib-olla sealt ka mingisugune ebakõla nendega tekkis. Atlantise allakäik. Kas ma jõuan nüüd Atlantise allakäiguni? Ma tahtsin delfiinidest veel rääkida, mida ma Atlantises nägin. Koostöö delfiinidega, kuidas delfiinid tervendasid. Delfiinid ei elanud neil vangistuses, aga neil olid sellised veekogud, kuhu siis mingitel hetkedel delfiinid kogunesid, kus siis oli see indiviid, kes vajas tervendust. Ja delfiinid tekitasid sellise oma helidega võrgustiku inimese ümber, nagu keerlev selline võrgustik inimese ümber, mis tervendas ära inimese kõikidel tasanditel läbi nende helide, mida delfiinid tekitasid. Ja atlantislased siis, ma ei tea, kuidas nad nendel delfiinidele tasusid, aga mulle öeldi, et see oli nagu nendevaheline koostöö, et nad olid delfiinidega väga ühenduses. Delfiinid aitasid hoida ka seda Atlantise kuldajastu sagedust. Ja olid kuidagi nagu, kuidas ma ütlen, selle sageduse ja ruumi hoidjad. Et Atlantises selline kuldajastu üldse eksisteerida sai. Aga allakäik tekkiski sellest, et järjest kaugeneti loodusest, hakati manipuleerima. Atlantislased kogesid, et kõik need oskused, mida nad olid plejaadialastelt saanud ja võimalik ka teistest täherassidest, ma üldse ei välista, lihtsalt see, mida mina see hetk nägin, oli plejaadialaste teema. Et sellega on võimalik just for fun manipuleerida loodusega. Ja hakkasid siis atlantislased järjest rohkem kõrvale kalduma loodusseadusest ja hakkasid jumalaid mängima ja nad hakkasid looma moonutatud olendeid lihtsalt sellepärast, et nad suutsid neid teha. Lihtsalt niisama, ütleme, koerale teha inimese pea. Kaelkirjakule kalasaba. Mis iganes, loomi oli seal ju väga palju. Et moonutada ühest loomast teine loom, panna talle mingisuguse teise looma kehaosa külge inimestest loomadest, teha ristsugutisi, mis iganes.
see oli väga kohutav tegelikult ja nad tegid seda lõbu pärast lihtsalt selleks, et nad said seda teha. Nad vangistasid ja orjastasid nii inimesi kui loomi selleks, et katsetada neid tulemusi. Neil ei olnud otsest eesmärki. Nad lihtsalt tegid seda, sest nad said. Muidugi olid need atlantislased, kes olid väga selle vastu, sest need, kes hakkasid katsetama, need olid kõrvale kaldunud siis allikaühendusest ja jumalikkusest. Aga selle tõttu nad tõmbasid ka Atlantise energia alla, sest otseselt ei tehtud midagi, et seda ära hoida. Ja seal ongi see põhjus, miks mulle alateadlikult tundus, et mulle Atlantis ei meeldi. Aga tegelikult Atlantis oli vägev ja seal on tugev kuldaajastu energia. See kuldaajastu energia tõuseb meil uuesti üles, samamoodi nagu Lemuuria energia tõuseb meis uuesti üles. Et lihtsalt mul on see mingisugune negatiivne mälestus sellest hetkest, kas ma nägin pealt või ma kogesin või ma tegin seda ise, kes seda teab, on ju. Et meil on olnud väga erinevaid kehastusi kõigil. Et miks ma olen midagi olen selle Atlantisega seoses endas alla surunud ja ma ei ole sinna vaadanud ka, mul ei ole tahtmist olnud, võib-olla ma peaksin. Aga ma tasapisi olen sellist sõbralikku ühendust Atlantisega taastanud. Ja ma olen isegi teadlik sellest, et ma olen Atlantises elanud, aga mul ei ole teadmist, et ma olin seal atlantislase kehana. Ma olin seal keegi teine, tõenäoliselt lemuurlane. Ja ebakõla atlantislase ja lemuurlaste vahel tekkis ka sellest, et lemuurlased käisid atlantislastega rääkimas, et see, mida te teete, et ei tohi seda teha, see viib meid mõlemaid hukatusse. Atlantislased lubasid, mingisuguse lubaduse nad lemuurlastele andsid, aga nad ei pidanud oma lubadust. Ja sealt järjest kogu aeg see energia, nagu see sageduslik energia hakkas kukkuma ja kukkuma. Kuni siis maaema sekkus sinna Atlantise eluollu ja uputas ka Atlantise. Et kui inimene hakkab jumalat mängima, siis loodus sekkub tegelikult ja annab kohe vitsa päris korralikult. Osad kanaldajad või tunnetajad räägivad ka sellest, et sellest ebakõlast tekkisid ka lemuuriast ja atlantislaste vahel sõjad, sest lemuurlased tahtsid takistada, aga atlantislased ei tahtnud, et lemuurlased nende katsetustesse sekkuksid ja see viis sõjalise konfliktini. Ma ei välista seda, aga ma ei näe, et võib-olla see oli ka mingisugune põhjus, miks see sagedus alla läks, eks ole. Aga ma näen, et see lõppes ikkagi mõlemal looduskatastroofiga. Ja kas atlantislased ka põgenesid maa sisse nagu lemuurlased? Ja, mul tuleb praegu ja selle peale. Et täpselt samamoodi oli neid, kes läksid Tähepere juurde tagasi, oli neid, kes jäid siia, et assisteerida seda kuldajastu tõusu. Et duaalsusest saaks ühtsus. Meesenergia ja naise energia tuleksid kokku ühtseks väärtuseks. Mis sealt Atlantisest tahab veel tulla? Et Atlantises elasid ka 3 rassi koos. Võite nii-öelda need maapealsed atlantislased olid plejaadialased. Ja kui ma käisin kaugvaatlemas paar nädalat tagasi, ma nägin seal 3. rassi veel. Kes see on? Peale lemuurlaste. Lemuurlased olid seal ka, aga keegi on veel. Mul on nagu küsimärk seal, keegi on veel. Keegi elas Atlantises veel. Mingisugune teadmine ütleb mulle praegu, et need olid andromeedalased. Sest veenuslased väga ei tahtnud sinna tulla. Veenuslased olid Lemuurias, aga nad väga ei tahtnud tulla Atlantisesse, sest nad nägid seda tasakaalutuse tekkimist seal ja nendega ei resoneerunud see. Neid väga hirmutas ja nad läksid nagu kõik tagasi. Või ei valinud sinna kehastuda.
okei, võib-olla olidki andromeedalased. Ühesõnaga, Atlantise energia, ma tean, et mul on tegelikult seda Atlantise väärtust või Atlantise energiat ka. Ma ei ole seda endas avanud. Ja nagu ma ütlesin, et meil väga paljudel on nii Atlantist kui Lemuuriat või mõlemat, on ju, siis kindlasti uuri endas ka neid külgi, mis sulle resoneerub, kuhu poole sind kutsub. Et sul vabalt võivad ka mõlemat energiat olla, et võib-olla sa elasid lemuurlasena Atlantises või atlantislasena Lemuurias, mis iganes. Sul võib seal neid seoseid olla. Ja põhiline väärtus, miks ma näen nagu järjest rohkem tõusmas Lemuuria ja Atlantise väärtust inimestes või neid mälestusi ja seda energiat, ongi see, et läbi nende mälestuste me loome kuldajastut. Me ei saa luua kuldajastut, kui meil ei ole teadmisi, kui meil ei ole nii-öelda seda minevikku, kui meil ei ole kogemust ja kui meil ei ole neid teadmisi, mis olid nendel mõlemal tsivilisatsioonil, mis lõid kuldajastu ja mis kallutasid selle kuldajastu hukule, eks ole. Et kui meil neid teadmisi ei ole, meil ei ole pagasit, mida kokku panna, läbi mille luua uut kuldajastut. Seda kuldajastut, mille tulemist on kõik prohvetid rääkinud alates Lemuuriast. Et see justkui nagu on väga ammune ettemääratus, väga ammune teadmine ja oligi vaja läbi kogeda need kaks äärmust, et me teame, kuhu mitte langeda ja et me teaksime, mida taas elustada ja mida ümber muuta. Et need iidsed koodid on meie sees olemas. Meie sees, mina endas näen neid naha peal koodidena. Ja ma arvan, et kui ma teatud energiakehaga vaatan, eks ole, oma energiakeha vaatan. Ja ma arvan, et kõikidel täheseemnetel on Lemuuria koodid olemas, et seda iidset tarkust äratada. Mitte ainult kosmilist tarkust siia tuua, vaid ka seda iidset tarkust, mis on siin planeet Maal olnud varasemalt. Sest läbi selle me sünnitame, läbi oma juurte me sünnitame. Kui meil ei ole juuri, siis kes me oleme? Ilma juurteta puu on võimalik väga kerge vaevaga ümber lükata. Aga lemuurlased tuletavad meelde seda juureühendust ja et me läbi juure oleme üksteisega ühenduses ja läbi juurte me üksteisega suhtleme ja läbi juurte toimub telepaatia. Kuigi nad olid ka väga oma südame väljas kohal ja südamekesksed, siis jah, telepaatia toimis neil läbi juure pigem. Vot nõnda. Neid maapealseid iidseid tsivilisatsioone, millest räägivad legendid ja millest erinevad uskumused räägivad, on tegelikult veel, aga ma ei ole nendest nii teadlik. Üks kolmas tsivilisatsioon, millest ma olen ka teadlik ja mis on ka väga eestlastega seotud, sest see on olnud siin Põhja isse ma nüüd ei oska sõnu ütelda. Põhja-Euroopas on Hyperborea. Ja Hyperborea samamoodi oli kuldajastu tsivilisatsioon. Seal elasid ka olendid, kes olid 5. dimensionaalsest tasandist kõrgemad. Ma tean selle kohta väga vähe, aga ma tean, et meie juured on ka Hyperboreas. Külluslik ühiskond, absoluutne küllus. Ja kui me räägime eestlastest kui orjarahvast, me räägime siin eestlastest, et me oleme talupojad ja kannatanud nii kaua seda ikke all olemist, siis see on vale maatriksi kood, mis meile peale pandud. Me ei ole orjarahvas, me ei ole talupojad, me pärineme Hyperboreast, kuldajastu rahvast, Lemuuriast, kuldajastu rahvast, Atlantisest, kuldajastu rahvast. Me oleme kuldajastu rahvas. Me ei ole orjad. Me ei pea ennast hoidma
selles puuduse, vaesuse ja orjamentaliteedis. Ja ilmselt meie peal see nii tugev orjamentaliteet ongi pandud vale maatriksi poolt, sest meie tegelik väärtus on nii kuninglik ja see tuleb kuidagi alla suruda. Et me sellesse ei järkaks, sest see on vale maatriksile kahjulik. Aga jumal tänatud, me oleme ärkamas enda sellesse kuldajastu koodidesse, tagasiteed enam ei ole. Ja aina rohkem inimesi mäletavad oma kuldset väärtust. Mitte enam seda orjamentaliteeti. Ja Hyperborea tõesti oli täielik kuningarahvas, kuninglik ühiskond, väga selline luksuslik, samuti ühtsusteadvus. Võib-olla ma kunagi pääsen sinna paremini ligi. Aga veel nagu ei ole saanud nii tugevat ühendust sellega. Võib-olla sellepärast, et mul ei ole enda kehastus sealt, kes teab. Aga kui mul kunagi tuleb, siis ma kindlasti jagan sellest natukene rohkem. Kes on Hyperboreast rääkinud, on, perekonnanimi ei tule meelde, aga eesnimi on Riina Greetiel, kes on selle Valgussaare kirjastuse omanik siis. Läbi tema kirjastuse on ka see raamat tulnud. Ja tema kirjutas sellise raamatu nagu Iidsete jumalannade saladused äkki oli või? Ei tule nüüd meelde ja ta räägib seal hüperborealastest ka. Ja osade kanaldajate sõnul Hyperborea keskus oli Eesti pinnal nagu. Osad arvavad, et pigem seal kuskil Soome pool, aga siin meie kandis ikkagi. Et jah, me oleme püha rahvas, me ei ole orjarahvas. See on aeg endas ümber kodeerida. Vot nii. Kui sa tunned, et tahad liituda minu Telegrami grupiga, kus ma olen kokku kogunud tasapisi kogun kokku tähehingi, ma jagan seal kanaldusi, sõnumeid, kaugvaatluskogemusi täpselt nii, nagu mul parasjagu tunne tuleb. Seal saad ka jagada iseennast ja teistega suhelda, et kui sa tunned, et sa tahad sellesse gruppi kuuluda, sellest osa saada, siis saada mulle kiri, ma saadan sulle vastu lingi ja saad liituda, selle jaoks on sul vaja Telegrami äppi. Kui soovid minult isiklikku lugemist, siis kontakteeru minuga läbi minu sotsiaalmeedia, kõik need lingid panen siia descriptionisse kirjeldusse alla, saad mind üles leida, et vajadusele mulle kirjutada. Ja samuti ootan teie küsimusi, teie lugusid, teie jagamisi, mida teemaks võtta siis järgmise nädala osas. Vot. Nii. Ma korraks jäin tunnetama, kas oluline on öeldud. Tundub, et on. Ja kui jäi midagi ütlemata, siis ma saan alati veel öelda järgmistes osades. Nii et kõike head. Armsad tähehinged, kes te mind kuulate ja vaatate, nii tore, et teid nii palju on. Olge tublid ja tšau.